Lõunatund Nõmme raadios. Kas Euroopa suudab sõdida, kui Ameerika ei luba? Euroopa valitsuste seas on levimas kahtlused, et kontinendi riikide ulatuslik sõltuvus Ameerika Ühendriikidest toodetud relvadest ja sõjapidamise infrastruktuurist võib kujuneda saatuslikuks olukorras, kus Washington ei soovi oma militaarvõimekust Euroopaga jagada. Esmapilgul võib see kõlada uskumatuna, kuid Euroopa valitsused on üha enam mures võimaluse pärast, et kontinendi relvajõududes kasutusel olevatel Ameerika päritolu relvadel ja relvasüsteemidel võivad olla sisse programmeeritud niinimetatud tagauksed, mis annavad Washingtonile võimaluse need relvasüsteemid distantsilt deaktiveerida juhul, kui relvi ei kasutata Washingtonile meelepärasel viisil. Kuulujutud relvasüsteemide deaktiveerimise võimalusest on ringelnud juba külma sõja ajast saadik, kuid nüüd on vanad kahtlused saanud taas hoo sisse seoses Trumpi administratsiooni hukkamõistuga Lääne-Euroopa valitsuste aadressil. Teadupärast rõhutas USA asepresident J.D. Vance hiljuti aset leidnud Müncheni julgeolekukonverentsil peetud kõnes, et Euroopa tõeline oht pärineb seestpoolt, mitte Venemaalt või Hiinast. Mitmed Euroopa valitsused sattusid paanikasse, kui Trump peatas ajutiselt Kiievile osutatava sõjalise abi pärast vaidlust Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga veebruaris Valge Maja ovaalkabinetis toimunud kohtumisel. Nähes, kuidas Trump Zelenskiga käitub, peaksid nad mures olema, märkis Rootsis tegutseva sõjalennukite tehisintellekti rakendustele spetsialiseerunud ettevõtte Avionic Awareness juht Mikael Greev ajalehele Financial Times. Trump näitab Zelenskit oma naha päästmiseks halvas valguses. Ka Põhjamaad ja Balti riigid peavad nüüd endalt küsima, kas ta teeb meiega sama, küsib Greev. Salajaste deaktiveerimismehhanismide olemasolu Ameerika Ühendriikide relvades pole kunagi tõestatud, kuid see on põhimõtteliselt täiesti võimalik. Richard Abolafia Michigani osariigi Ann Arbori lennundusalasest konsultatsioonifirmast Aerodynamic Advisory selgitas, et kuna relvi on teoreetiliselt võimalik deaktiveerida väikese tarkvara koodi abil, siis selline võimalus eksisteerib ka reaalsuses. Tegelik koht Euroopale ei pruugi siiski peituda aga niivõrd salajastest deaktiveerimise koodides, vaid pigem asjaolus, et Euroopa sõjaväed sõltuvad relvade varuosade ja hoolduse osas suuresti USA-st. Umbes 55% aastatel 2019 kuni 2023 Euroopasse imporditud sõjatehnikast pärines Ameerika Ühendriikidest, mis on 35% rohkem kui 5 aastat varem. Muuhulgas on Euroopa täielikult sõltuvuses USA päritolu 5. generatsiooni hävituslennukitest, mille laadseid Euroopas ei suudeta tänini toota. Kõigi Euroopa relvajõudude poolt kasutatavate USA-s toodetud relvade ekspluateeritavus sõltub omakorda USA-st pärinevate varuosade, laskemoona ja tarkvara uuenduste katkematust tarnimisest. Mõned keerukamad seadmed saadetakse aga korrapäraselt tagasi USA-sse hooldustöödele. Lisaks sellele sõltuvad Euroopa relvajõud Ühendriikide toetusest side- ja elektroonilise sõjapidamise, samuti luure, vaatlusandmete analüüsi, tarkvara ja seiresüsteemide toe osas. Euroopa ja USA sõjalise liidu kui viimase 80 aasta globaalse militaarsete jõujoonte vundamendi pragunemine tundus veel kõigest mõne kuuest mõeldamatu, ent muutunud geopoliitilised olud sunnivad ilmselt nii mõndagi Euroopa valitsust oma julgeolekualaseid sõltuvussidemeid ümber hindama. Üks näide probleemidest, millega Euroopa silmitsi seisab, on Trumpi ähvardus annekteerida vajadusel ka jõuga Taanile kuuluv poolautonoomne territoorium Gröönimaal. Taani on omalt poolt väitnud, et ta valmistab saart võimaliku USA rünnaku eest kaitsmiseks ette. Stsenaarium, mis oleks olnud mõeldamatu kõigest mõned kuud tagasi, tugevdades sealset Taani õhujõudude kohalolekut. Kuid arvestades, et Taani kuninglikud õhujõud lendavad Ameerika päritolu F-35 tüüpi hävitajatega, võib lennumasinate kasutamine Gröönimaa kaitseks USA vastu osutuda problemaatiliseks. Isegi juhul, kui hävitajaid Pentagoni poolt ei deaktiveerita, ei jää need kuigi kauaks lendama, kui Ühendriigid peaksid otsustama lõpetada lennumasinate hooldamise ning tarkvarauuenduste installeerimise.
Euroopa lennuvägede lendamine Ühendriikide armust ei ole piiratud üksnes USA päritolu 5. generatsiooni hävitajatega, kuna ka Euroopas toodetud lennukitega lendavad lennuväed muutuksid suuresti võitlusvõimetuks, kui Ühendriigid eemaldaksid satelliitnavigeerimise ning turvalise kommunikatsiooni pakkumise tugiteenused. Võib-olla kõige kriitilisem küsimus, millega Euroopa silmitsi seisab, puudutab selle julgeoleku väljavaateid väljaspool Ühendriikide poolt pakutavat tuumavihmavarju. Nimelt on Washington külma sõja algusest saadik lubanud kaitsta NATO riike rünnaku korral kõikide vahenditega, kuni tuumarelvade kasutamiseni välja. Niinimetatud vastastikku garanteeritud hävitamise ehk inglise keeles Mutually Assured Destruction doktriinile rajatud Euroopa julgeolekustrateegia lähtus eeldusest, et eeskätt Venemaa hoidub alati Euroopa riikide ründamisest USA tuumavastulöögi kartuses. Ent juhul, kui Ühendriigid oma tuumavihmavarju kokku peaksid klappima, on Euroopa haavatavam kui kunagi pärast teist maailmasõda. Ainsad 2 Euroopa riiki, kellel on oma tuumaarsenal, on Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Prantsusmaa on tänaseks juba pakkunud Saksamaale oma tuumavarju laiendamist, kuigi Berliin ei ole selle ettepaneku suhtes veel otsust teinud. Prantsusmaa arsenal on samas siiski suhteliselt väike. Arvatakse, et Prantsusmaale kuulub umbes 300 tuumalõhkepead, mis on võrreldamatult vähem kui Venemaa hinnanguliselt 6000 lõhkepeast koosnev arsenal. Teoreetiliselt võiks ka Ühendkuningriik pakkuda oma tuumaheidutuse laiendamist, hõlmamaks ka Mandri-Euroopa riike. Probleem seisneb aga selles, et Ühendkuningriigi allveelaevadel kantavad tuumaraketid on projekteeritud ja valmistatud Ameerika Ühendriikides. Kui mitte arvestada võimalike deaktiveerimismehhanismide olemasolu, siis saadetakse ka need Ühendkuningriigi ballistilised tuumaraketid regulaarselt USA-sse Georgia osariigi Kings Bay mereväebaasi hooldusele. Kuigi Euroopa riigijuhid on Ameerika poliitikute avalduste tõttu hakanud üha enam mõtlema maailmale, kus nad ei saa enam Ameerika peale loota, ei ole nende suhetes päriselt siiani veel midagi muutunud. Seda kinnitas ka Taani kaitsesektoris tegutsevate ettevõtete huve esindava DI Kaitse- ja Julgeolekutööstuse assotsiatsiooni direktor Joachim Finkelmann. On palju rahutust selle suhtes, mis hakkab juhtuma, ütles ta Financial Timesile, kuid seni pole me suhetes USA-ga mingeid muutusi tajunud. Finkelmann märkis, et kuigi Euroopa sõjaväed tuginevad suuresti USA materiaaltehnilisele toele, on ka vastupidine vähemalt osaliselt tõsi. Nimelt sõltuvad USA kaitsetööstusettevõtted mõnel juhul ka Taanis valmistatud osadest, sealhulgas F-35 tüüpi 5. põlvkonna hävitaja jaoks. Seega ei ole USA ja Euroopa vahel eksisteeriv sõltuvussuhe vaid ühepoolne. Tulevik näitab, kas kriis USA ja Euroopa vahelistes suhetes kujutab endast püsivat lahutust või üksnes konarust ühisel teel, mis on mõeldud jätkuma. Ultimatiivselt võib suurimaks kaotajaks, olgu siis ajutiseks või alaliseks, jääda Ameerika Ühendriikide relvatööstus, kuna pärast Trumpi ametisse vannutamist on Euroopa riikide tellimused Ühendriikide sõjatööstusettevõtetele näidanud selget langustrendi. Samas kui tellimused Euroopa kodumaistele ettevõtetele on selgesti kasvamas. Adrian Bachmanni kommentaar. Ilustamata militaaranalüütika vaatepunktist vaadatuna on Euroopa ja USA niinimetatud transatlantiliste suhete kajastamine meedias ideologiseeritud tänaseks tasemeni, kus militaarbalansi realiteedid, reaalsed geostrateegilised jõuvahekorrad ning USA-Euroopa vastastikuste suhete täielik allutatus Washingtoni suunal on jäetud enamasti arutelus täielikult pildilt välja. USA ja Euroopa suhete militaarse dimensiooni analüüsimiseks oleks võimalik kirjutada 1000-leheküljeline monograafia, kuid ultimatiivselt saab Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vastastikused sõjalised suhted võtta kokku ka väga lühida üldistusena, mis on oma ülimast lakooniliselt sõltumatult põhimõtteliselt tõene. Ning see kõlab umbes sedasi. Kui jätta mõningate mööndustega kõrvale sisuliselt täisautonoomset tuumaheidutusvõimet ning suhteliselt autonoomset sõjatööstust omav Prantsusmaa, funktsioneerivad kõikide NATO riikide relvajõud sisuliselt Ameerika Ühendriikide relvajõudude taotluslikult vähem võimekaks ning sõltuvaks aretatud käepikendustena. Käepikendustena, mis
suurendavad küll USA juhtimise alla integreerituna oluliselt Washingtoni militaarset võimekust, ent on omapäitsi jäetuna mastaapses, suure massi ning strateegilise sügavusega sõjas militaarvõimekuse täisspektrit omava vastase vastu, ehk teisisõnu Venemaa vastu, praktiliselt abitud ilma Ameerika Ühendriikide toeta. Ka niinimetatud iseseisvat tuumarelvastust omava Ühendkuningriigi tuumaheidutusvõime sõltub reaalsuses nii tuumalõhkepeade kandurrakettide kui ka tuumarünnakust hoiatavate eelhoiatussüsteemide poolest USA toest. Samas kui mitte ühegi Euroopa sõjaväe kõrgtehnoloogiline relvastus, ka selline, mis ei ole toodetud USAs, ei suudaks efektiivselt funktsioneerida ilma Ühendriikide toeta, mis puudutab navigatsiooni, luuret, sidet, elektroonilist sõjapidamist, krüptograafiat või logistikat. Külma sõja vältel välja arendatud transatlantiline sõltuvussüsteem on teeninud Washingtoni huve viimasel 3 sajandil väga hästi, luues militaarstrateegilise realiteedi, kus USA sõjaväe külge liidetud Euroopa relvajõud suurendavad olulisel määral Washingtoni militaarset võimekust, ent on samas impotentsed USA toeta, muutes varemalt maailma valitsenud kontinendi maailmapoliitika ühest otsustuskeskusest ehk subjektiks geopoliitiliseks objektiks. Trumpi administratsiooni ametisse vannutamine ei ole seega muutnud tegelikkuses Euroopa ja USA vahelisi subordinatsioonisuhteid, vaid pelgalt toonud Euroopa militaarse ning sellest tulenevalt ka geopoliitilise sõltlase staatuse kogu maailma avalikkuse ette viisil, millest aastakümneid transatlantilise kogukonna ideoloogias marineeritult ennast ameeriklaseks mõelnud Euroopa eliit ei ole veel toibunud. Trumpi presidentuur on seega karm meeldetuletus Euroopa riikide valitsevatele ringkondadele, et olla troonikandja lähedal on sootuks midagi muud, kui olla ise troonil. Kummatigi saab rahvusvahelisel areenil ameeriklaste tasemel laiamine ilma ligilähedaseltki Ameerika võimsust omamata lõppeda Euroopa rahvastele üksnes katastroofiga, mille lahtirullumist on märksa turvalisem jälgida transatlantilise kogukonna teisel pool Atlandilt asuvatelt kallastelt. Majandusstagnatsioonis Ühendkuningriik tõstab Ukraina finantseerimiseks makse ja vähendab puuetega inimeste toetusi. Ühendkuningriigis baseeruvad Kreeka päritolu geopoliitika analüütikud Alexander Mercouris ja Alex Christoforu kommenteerivad Ühendkuningriigi majanduse üha trööstitumaid väljavaateid olukorras, kus riigi valitsus on pühendunud täielikult sõjale Ukrainas, suurendades pidurdamatult makse ning likvideerides samas kodanikele pakutavaid sotsiaalmajanduslikke hüviseid. Alex Christoforu. Vaatame järgnevalt Ühendkuningriigi majanduslikku olukorda. Samal ajal, kui UK peaminister Keir Starmer etendab tänapäevast Churchilli ning pajatab lugusid sellest, kuidas Ühendkuningriik võidab Venemaad ja kuidas saareriigi sõjavägi siseneb peatselt Ukrainasse, on Ühendkuningriigi enda majanduslik olukord jõudnud tänaseks katastroofi piirimaile. Starmer ei paista majanduse reaalsest olukorrast aga üldse huvituvat. Alexander, milline on sinu hinnangul praegune olukord Ühendkuningriigis? Alexander Mercouris. Ma ei tea mitte ühtegi teist peaministrit, kes pühendaks nii vähe aega siseriiklikele probleemidele ja riigi majandusküsimustele kui Keir Starmer. Isegi enne märtsi keskpaika, enne seda, kui Ukrainaga seotud diplomaatilised algatused intensiivistusid, enne Starmeri niinimetatud tahtjate koalitsiooni idee väljakäimist, juba enne kõike seda veetis ta ligikaudu poole oma tööajast välispoliitikas. Kahtlustan, et praeguseks on välispoliitika ainus valdkond, millele ta aega pühendab. Ja selle põhjuseks on minu hinnangul asjaolu, et ta ei suuda seista silmitsi Ühendkuningriigi üha ületamatuteks kasvavate probleemidega. Fakt on see, et möödunud aastal Ühendkuningriigi majandus praktiliselt seiskus. Jaanuaris tõmbus majandus kokku, mis tuli paljude inimeste jaoks šokina, sest loodeti, et majanduslik kosumine saab lõpuks alguse. Möödunud sügisel kasvatas Briti valitsus aga märkimisväärselt oma eelarvelisi kulutusi, eriti avaliku sektori töötajate palkade näol. Samal ajal tõsteti makse ning suurendati valitsuse laenukoormust, väites, et mõne aasta jooksul naaseb eelarve tasakaalu ja me liigume jätkusuutlikul rajal. Paraku ei kestnud optimism kaua. Viimastel kuudel on Ühendkuningriigi majandus kokku tõmbunud
mistõttu on valitsuse tulud osutunud oodatust madalamaks. Tänaseks seisab Ühendkuningriigi parlamendi ees järjekordne kulukärbete pakett, millega kavatsetakse muuhulgas vähendada saareriigi puuetega inimestele ette nähtud vahendeid 5 miljardi naelsterlingi võrra, samas kui sügisel ootab Briti kodanike ees juba uus maksutõusude kava. Kõik see on toimumas seetõttu, et Briti majandus ei kasva, vaid tõmbub kokku. Riigi valitsus on sügaval võlgades. Ühendkuningriigi võla suhe siseriiklikusse kogutoodangusse on tõusnud üle 100% nivoo, pannes valitsuse tegutsema pidevas defitsiidis ning lootma välismaistele kapitalimahutustele olukorras, kus välisinvestoritel ei ole usku Ühendkuningriigi finantsilistesse perspektiividesse. Lõppkokkuvõttes on olukorra loogika lihtsasti mõistetav. Iga kord, kui paistab, et riigivõimul hakkab raha otsa saama, peab valitsus paratamatult kas vähendama kulutusi või tõstma makse. Ent maksude tõstmine tähendab, et majandus kasvab veelgi aeglasemalt, mis sunnib valitsust paari kuu pärast, mil selgub, et plaanitud rahast ikkagi ei piisa, sama protsessi taaskord kordama. Teisisõnu, Suurbritannia on sisenenud sügavasse majanduslikku allakäiguspiraali. Alex Kristoforu. Kas Suurbritannia elanikud saavad üldse aru, kuhu nende riik jõudnud on? Kas Starmer ise saab sellest aru? Sõnasid, et Starmerit huvitab eelkõige välispoliitika, mitte niivõrd siseriiklikud arengud. Ma sõnastaks selle aga ümber ning väidaksin, et Starmerit ei huvita isegi välispoliitika laiemalt. Teda huvitab üksnes sõda Ukrainas. See on ainus teema, mis talle korda näib minevat. Kas inimesed märkavad, et ta käib nüüd juba iga paari nädala järel Pariisis ning korraldab lõputuid Ukraina teemalisi tippkohtumisi Londonis? Kas inimesed küsivad, miks ta räägib lakkamatult Ukrainast, Ukrainasse saadetavast Ühendkuningriigi militaarabist ning Zelenskile saadetavast lakkamatust rahavoost ning seda olukorras, kus Briti enda majandusseis on kohutav? Kuidas Ühendkuningriigis sellesse kõigesse üldiselt suhtutakse? Aleksander Merkuuris. Enne Starmeri juurde naasmist tahaksin peatuda ühel Suurbritannia majanduse põhiprobleemil. Majanduses on palju põhimõttelisi alusprobleeme, mis on kuhjunud väga paljude aastate jooksul ning mida erinevad valitsused juba Tony Blairi, aga teatud mõttes juba Thatcheri ajast saati on oma otsustega võimendanud ja seeläbi riigi majanduslikku vundamenti lõhkunud. Viimase 3 aasta jooksul on need alusprobleemid oluliselt süvenenud seoses valitsuse Ukraina poliitikaga. Ühendkuningriik jagab Ukrainale umbes 3 miljardit naela aastas. Samuti on Ühendkuningriik saatnud Ukrainale suurtes kogustes relvi, mistõttu Ühendkuningriigi oma sõjavägi on äärmiselt kasinas seisus. Üks põhjus, miks valitsus suurendab militaarkulutusi, seisnebki asjaolus, et Ühendkuningriigi sõjaväge on vaja nüüd taas varustada relvadega, mis said Ukrainasse ära jagatud. Briti valitsus on mahitanud rahvusvahelisi pingeid ning panustanud jõudsalt ka siseriiklike pingete üleskruvimisele. Nad kütavad pidevalt hirmu Venemaaga vallanduva sõja ees ja räägivad sellega seoses sõjaliste kulutuste suurendamisest, kuid ei selgita mitte kunagi oma enda rolli selle kriisi esile kutsumisel ega ka seda, millises ulatuses nende poolt seatud sanktsioonid on Briti majandust ennast kahjustanud. Nende sanktsioonide tulemusel on Suurbritannias väga palju kõrgemad energiahinnad. Tegelikult on siin ühed maailma kõrgeimad energiahinnad. See on mõistagi majandust väga tugevasti nõrgestanud ning on alust uskuda, et sügisel tõusevad energiahinnad taaskord. Keegi ei räägi sellest, et Euroopa gaasireservid on nüüd juba kriitiliselt madalale langenud ning sügisel võib tekkida gaasipuudus. See tähendab, et veeldatud maagaasi tuleb osta kõrgete hindadega sisse, mis langetab aga veelgi tavainimeste elatustaset. Ja mitte keegi ei soovi rääkida sellest, et Ukraina poliitika on üks peamisi põhjuseid, miks valitsus leiab iga eelarvega silmitsi seistes üha vähem ressursse ning peab kulutusi vähendama ja makse tõstma, et asju kuidagigi tasakaalus hoida ning et välisinvestorid ja aktsionärid jätkuvalt oma raha Suurbritanniasse paigutaks. Rääkides sellest, mida inimesed Starmerist arvavad,
siis ma usun, et sügavalt sisemuses ta tegelikult saab olukorrast mingil määral aru, aga ta ei taha sellele otsa vaadata. Ta ei ole valmis Ukraina poliitikat muutma. Oluline on mõista, et peaminister Starmer on pelgalt marionett tõelist võimu omavate ringkondade teenistuses ning niiditõmbajate jaoks on Ukraina võit Venemaa üle mõõtmatult olulisem kui inimeste elukvaliteeti määrav majandusolustik lühikeses, keskmises või isegi pikas perspektiivis. Sellest tulenevalt jätkab Starmer oma programmiga maksku, mis maksab. Ning mulle tundub, et psühholoogiliselt on tema jaoks palju lihtsam korraldada Macroniga järjekordne Putini vastane tippkohtumine, kui seista silmitsi Briti majanduse fundamentaalprobleemide rägastikuga. Tavalised britid saavad oma tröstitust olukorrast nüüdseks juba aru ning nende meeleolu on rusuv, kuna inimesed on kaotanud lootuse ning ei usu võimuparteide, ei leiboristide ega konservatiivide soovi olukorda muuta. Üldiselt on levinud suhtumine, et Suurbritannia olukord on masendav ning valgustunneli lõpus ei paista, mistõttu inimesed on keskendunud sellele, et oma igapäevaelus kuidagigi hakkama saada, lootes vaid, et äkki mingi ime suudab taastada normaalsuse. Adrian Bachmanni kommentaar. Suurbritannias valitsev vaimne, poliitiline ja sotsiaalmajanduslik reaalsus on tänase seisuga paraku ülekantav praktiliselt kõikidele Euroopa riikidele, mille võimuhoovad on tänaseks endale haaranud selgesti tuntava, ent raskesti määratletava globaalse võrgustiku poolt. Võrgustiku poolt, mis viib nüüdseks enamikes Euroopa riikides ellu identset programmi, mis on kõikides oma dimensioonides, olgu selleks energeetika, majandus, julgeolek, immigratsioonipoliitika või rahandus, sisuliselt hullumeelne. Küsigem endilt, kuhu on Suurbritannia ja Euroopa tänaseks jõudnud? Rohepöörde valedest kantuna tööstusettevõtteid pankrotistav, vaesuv, kodanike vara endale krahmav, sõnavabadust hävitav, hüperideologiseeritud elu ja töötamist võimatuks muutuvasse bürokraatiasse lämbuv moolok, mis valmistub 80 aasta jooksul üles ehitatud jõukust ja vabadust hävitavaks sõjaks, tühistades süstemaatiliselt kõiki poliitilisi liidreid ning liikumisi, kes soovivad oma rahvaid hävinguteed päästa. Igale vähegi südametunnistust omavale inimesele on selge, et riik, mis võtab majanduse kärbumise tingimustes oma puuetega, vaeste ja haigete kodanike tarbeks teistelt kodanikelt maksudega sisse nõutud raha ning kanaliseerib selle välisriiki, mis topib oma noori mehi surmaeskadronide saater haklihamasinasse selleks, et kurnata oma geopoliitilist rivaali, ei ole pelgalt sõge, vaid praktiliselt seestunud. Paraku on see faas, kuhu Starmeri poolt juhitud Suurbritannia on tänaseks jõudnud. Paavst Franciscus kritiseeris vahetult enne surma palestiinlaste massimõrva. Lääne massimeedia korporatsioonide poolt sisuliselt maha vaikitud info kohaselt tegi hiljuti lahkunud paavst Franciscus oma viimase telefonikõne Gaza Pühima perekonna kirikusse, mõistes avalikult hukka Iisraeli poolt Ameerika Ühendriikide toetusel toime pandud kuriteod Gaza palestiinlaste vastu. Maailmakuulsa meditsiiniajakirja The Lancet hinnangul on Iisraeli rünnakute tagajärjena surnud nüüdseks üle 200 000 Palestiina tsiviilelanikku. Vaatamata hiljuti lahkunud Franciscuse suunal osade usklike poolt välja käidud kriitikale, on üheks peatükiks Franciscuse pontifikaadist, milles avaldub truu kristlik armastus ning mis seisab väljaspool kahtlusi, tema eriline hool sõjalisse piiramisrõngasse suletud Gaza palestiinlaste suhtes. Teadupärast hoidis hiljuti lahkunud paavst igapäevast kontakti Gaza kristlaste kogudusega, kes on kannatanud sõjakoleduste all hädapäraste vahenditega tehtud varjenditest pärast Iisraeli relvajõudude rünnakute algust. Isa Gabriel Romanelli, kes on Gaza koguduse preester, sõnas, et Franciscus helistas kogudusse ning küsis nende käekäigu järgi vahetult enne ülestõusmispühade õhtuse jumalateenistuse algust. Ta õnnistas meid, lubades meid oma palvetes meeles pidada ning palus, et meiegi teda oma palvetes ei unustaks, sõnas isa Romanelli.
Pärast Hamasi poolt teostatud rünnakuid aastakümneid Gaza-palestiinlaste territooriumi okupeerinud Iisraeli armee vastu 2023. aasta oktoobris alustasid Iisraeli relvajõud massiivset pommituskampaaniat Gaza territooriumile koondunud palestiinlaste vastu, mis omandas kiiresti genotsiidi mõõtmed. Üritades leevendada pommiraha alla sattunud rahva kannatusi, avas katoliku kiriku Gaza kogudus oma uksed mitte üksnes katoliiklastele, vaid ka õigeusklikele, protestantidele ning moslemitest palestiinlaste invaliidistatud lastele. Paavst Franciscus helistas praktiliselt iga õhtu isa Romanellile, et saada teavet Gaza kristlaste kogukonna ning nende poolt varjule võetud moslemitest laste käekäigu kohta. Uurides, kas neil on eluks vajalikud põhiressursid endiselt olemas, pärast seda, kui Iisrael blokeeris välismaailma poolt humanitaarabi osutamise pommitamise alla jäänud tsiviilelanikkonna suhtes. Tegu, mis on klassifitseeritav rahvusvahelise õiguse alusel ühemõtteliselt sõjakuriteona. Paavst Franciscus oli hea karjane, kes hoidis meie väikest kogukonda, töötades ja palvetades väsimatult rahu nimel. Ta tundis alati huvi selle vastu, kas meil on piisavalt toitu ning kas lastega on kõik hästi, sõnas isa Romanelli. Väärib märkimist, et Franciscus jätkas Gaza kogudusse helistamist ka oma elutee lõpufaasis, Gemelli haiglast, kus tal raviti bronhiiti ja kaugele arenenud kopsupõletikku. Oma surmatunnini Gaza kogudusega lakkamatus kontaktis olnud hiljuti lahkunud paavst oli Iisraeli inimsusvastaste kuritegude häälekas kriitik, kes süüdistas Iisraelit lausudes, et see on jõhkardlus, mitte sõda. Me räägime olukorrast, kus isegi laste pihta avatakse kuulivildu ja tuli, samas kui haiglad ja koolid saavad pommide lööke. Oma maise teekonna lõpul, kui tal oli juba raskusi rääkimisega, tegi Franciscus pöördumise, mis loeti ette peapiiskop Diego Ravanelli poolt ning mis kõlas järgnevalt. Ma mõtlen pidevalt Gaza elanikkonna ja sealse kristlaste kogukonna peale, kes on neelatud kohutavasse sõjakeerisesse, mis külvab surma ja hävingut, tekitades talumatu humanitaarse olukorra. Franciscus tegi oma pontifikaadi lõpus korduvalt pöördumisi Gaza tsiviilelanike tapmise lõpetamiseks. Möödunud jaanuaris Vatikani diplomaatilise korpuse liikmetele peetud kõnes sõnas paavst järgnevat. Tsitaat. Me ei saa mitte mingisugustel tingimustel leppida tsiviilelanike pommitamise ning nende ellujäämiseks vajaliku infrastruktuuri hävitamisega. Me ei lepi sellega, et lapsed on surnuks külmumas rusudeks pommitatud haiglates. Katoliku kiriku õpetuse kohaselt on tsiviilelanike ründamine ning tervete elukeskkondade hävitamine kuritegu nii Jumala kui ligimese vastu, mis väärib kõige teravamat hukkamõistu. 2024. aasta septembris ÜRO poolt avaldatud raporti kohaselt olid raporti esitamise ajaks 66% kõikidest Gaza palestiinlaste elamutest vähemalt osaliselt hävitatud. 2025. aasta jaanuariks olid Iisraeli relvajõud hävitanud täielikult või muutnud elamiskõlbmatuks 92% palestiinlaste elamutest, jättes 2 miljonit sõjaohvrit kodudeta. Konflikti ohvreid kokku lugenud ekspertide kohaselt on Iisraeli relvajõud alates 2023. aasta oktoobrist tapnud 51 266 tsiviilelanikku, nendest 15 600 lapsed. Ameerika Ühendriikide poolt Iisraelile tarnitud pommide kumulatiivne lõhkevõimsus, mis on tänaseks tapnud üle 200 000 Palestiina tsiviilisiku, ületab spetsialistide hinnangul Hiroshimale heidetud tuumapommi võimsuse 5-kordselt. Maailmakuulsa meditsiiniajakirja The Lancet poolt avaldatud uurimus hindab viimase 1,5 aasta jooksul Iisraeli rünnakute tagajärjena tapetud tsiviilelanike koguarvu, aga 256 330 inimeseni. Võttes arvesse ÜRO inimõiguste osakonna raportis avaldatud andmeid, mille kohaselt 44% kõikidest Iisraeli rünnakutes surnud ohvritest on lapsed, võib hinnata Iisraeli relvajõudude tegevuse tulemusena surnud laste koguarvuks 112 785 last.
Iisraeli poolt 2. märtsil Gaza elanike suhtes algatatud blokaad, mis on toonud kaasa massilise näljahäda, on saanud hiljuti ametisse vannutatud Trumpi administratsiooni poolt täieliku toetuse. Antud asjaolu on pannud Pühal maal elavaid kristlasi pöörduma Ameerika Ühendriikide katoliku piiskopide kolleegiumi poole, et USA piiskopid mõistaksid hukka Gazas toimepandava genotsiidi ning nõuaksid Ameerika Ühendriikide valitsuselt, et see lõpetaks palestiinlaste massimõrvas kaasosaluse. Avatud kirjas president Donald Trumpile lausus piiskop Joseph Strickland järgmist. Tsiviilelanike valimatute vahenditega teostatav massimõrv, mis hõlmab endas nii naisi kui lapsi, on omandanud tänaseks katastroofilised mõõtmed. Tavalised palestiinlased, kellel puuduvad igasugused seosed terroriorganisatsioonidega, on talumas kohutavaid kannatusi. Sõjapidamine süütute inimeste vastu tuleks koheselt ära keelata, mistõttu me pöördume teie poole, et te leiaksite diplomaatilised lahendused ning nõuaksite Gazas toimepandava hävitustöö kohest lõpetamist enne, kui sõjaleegid neelavad endasse veelgi enam süütuid elusid. Kolumnist Eric Sammons esitas Ühendriikide ajakirjas Crisis Magazine kõikidele katoliiklastele ja kristlastele aga järgneva küsimuse. Kui nii piiskop Strickland kui paavst Franciscus on ühel meelel Gazas toimepandud ülekohtu talumatuse osas, siis mis õigustus on sinul katoliiklasena seda kurjust vaikimisi toetada? Adrian Bachmanni kommentaar. Gazas toimepandavate sõjakuritegude ja etnilise puhastuse ulatus ning iseloom on tänaseks päevaks jõudnud punktini, kus tegu on kõikide tunnuste alusel genotsiidiga ehk teatud etnilis-kultuurilis-religioosse grupi süstemaatilise hävitamisega. Gaza palestiinlaste genotsiid on sedasi saanud meie ajastu moraalseks peegliks, milles avaldub kõige ehedamal viisil ennast humaansuse paragooniks ülendanud läänemaailma valitseva eliidi vaimne sisu, mille defineerivaks karakteristikuks on julmus, argus, valelikkus ning kahepalgelisus. Veerand miljoni kaitsetu inimese, sealhulgas enam kui 100 000 lapse tapmine Gazas vaippommitamise kaudu, on massimeedia veergudel Ukraina sõja moraalse nördimuse eksponeerimise võistluse taustsüsteemis eriliselt võigas näide topeltstandarditest, kus inimelude kaotuse üle kaastunnet etendanute empaatiavõime lahvatab ekstreemumisse või vaibub olematusse, sõltuvalt sellest, kelle surmade üle nõutakse nutmist ning kelle eest pisara poetamine on taunimisväärne. Hiljuti lahkunud paavst Franciscus ei unustanud aga kordagi Gaza tapetuid, vigastatuid, orbudeks jäänuid, nälginuid ja kurnatuid. Kirikupea julge ja kompromissitu hukkamõist selle maailma vürsti käsilaste aadressil jääb aga alatiseks õilistama tema pontifikaati kaitsetute kaitsjana. Mis saab Gaza elanikkonnast edasi ning kas veerand miljoni vereohver on olnud asjata, näitab vaid aeg. Tasub arvesse võtta ka asjaolu, et mitte ükski juutide riik ei ole ajaloos väldanud üle 80 aasta ehk ühe inimpõlve ning Iisraeli elanikkonna seas on küllaldaselt neid, kellel on halb eelaimdus, et Gaza genotsiid võib osutuda miskil viisil genotsiidi eest kaitset pakkumise eesmärgil loodud Iisraeli riigi viimaseks peatükiks. Selge on aga see, et läänemaailma moraalne kredibiilsus on tänaseks Gaza sündmuste taustal mitte üksnes moslemite, vaid terve ning tervet südametunnistust omava inimkonna silmis rusudeks varisenud. Rohepöörde eesmärk on riisida 99% inimestelt vabadus ja vara. Brandon Smith. Brandon Smith kirjutab, kuidas rohepöörde ettekäändel läbiviidav programm likvideerib läänemaailma elanikkonnalt elukvaliteedi aluseks olnud vabadused ning jõukuse, kontsentreerides kogu vara ja võimu hiidkorporatsioonide ning korrumpeerunud riigimasina sees toimiva üliväikese eliidi kätte, kelle jaoks elanikkond eksisteerib üksnes ekspluateerimise objektina. Brandon Smith. Majandusteaduse tugevus seisneb peamiselt asjaolus, et tõeseid andmeid arvesse võttes
võib ökonoomika anda meile suhteliselt täpse mõõdupuu ühiskondlike edusammude ja kulude hindamiseks. Kui kasu kaalub pärast arvutusi kulud üles, siis kannab majanduslik püüdlus vilja. Ja nii lihtne see ongi. Suutlikkus hinnata tootmist, innovatsiooni ja heaolu erapooletu pilguga on seega tõelise majandusteaduse kriitiliseks eeltingimuseks. Probleem seisneb aga asjaolus, et majandus ei ole mitte pelgalt matemaatika, vaid ka sotsiaalteadus. Selles orienteerumiseks tuleb mõista nii individuaal- kui massipsühholoogiat ning tunda inimeste emotsioonide ja soovidega seotud vastuolusid sama hästi kui pakkumise ja nõudluse impersonaalset reaalsust. Lisaks sellele tasub alati meeles pidada, et mitte kõiki majandusuuringutega tegelevaid inimesi ei ajenda nende töös sugugi üksnes isetu soov aidata inimkonda. Eksisteerib rühm finantseliidi liikmeid, kes püüavad kasutada oma arusaamist majanduse psühholoogilisest küljest selleks, et kujundada sotsiaalse inseneeria abil poliitiliselt nende jaoks soovitavaid tulemusi. Oleme kuulnud väidetavat, et tuumateadus ja geeniteadus andvat inimestele sedavõrd kolossaalse võimu, et valedes kätes võidakse nende arendamise abil hävitada kogu tsivilisatsioon. Julgen aga väita, et valedesse kätesse sattunud majandusteadus ületab kõik teised distsipliinid tsivilisatsiooni hävitamisel, sest seda saab kasutada inimkonna igaveseks orjastamiseks. Mis juhtub näiteks siis, kui majandusteadus kombineeritakse vasakäärmusliku aktivismi ja väljamõeldud väidetel põhineva teaduskultusega? Mis juhtub, kui grupp ülirikkaid fabiaanlikke sotsialiste ühendab oma ressursid selle nimel, et lämmatada vaba turg ja manipuleerida majandustulemustega? Mis saab siis, kui rahvusvaheliste korporatsioonide võrgustik loobub konkurentsist ja kasumist pikaajalise võimu ja kontrollplaani nimel? Tulemuseks on salakavalad programmid nagu ESG ehk teisisõnu kohustuslikud keskkondlikud, sotsiaalsed ja juhtimisalased normatiivid ettevõtluses ning organisatsioonides ja rühmitused nagu kaasava kapitalismi nõukogu. Resultaadiks on rahvale konkreetse mõtte ja eluviisi pealesurumiseks käsikäes koostööd tegevad valitsused ja korporatsioonid. Mõistagi esitletakse programmi filantroopiana, kuid tegelikult on tegemist türannia silmakirjaliku vormiga. Need konkreetsed jõupingutused on tänini küll pigem ebaõnnestunud, kuid mitte ilma vabaduse eest seisjate ja alternatiivse meedia poolt peetud suure võitluseta. ESG programm on valdavalt tänaseks surnud ja mulle paistab, et ka kaasava kapitalismi nõukogu on tänaseks hüljatud. Ometi on nende programmide tagaseisvad inimesed endiselt samadel mõjukatel positsioonidel. Mis puutub mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise alagruppi, siis virgunute liikumine on samuti tänaseks ennast ammendanud. Järgnevatel aastatel näete seega üha vähem progressiivseid eksperte ja sisuloojaid, kes püüavad sotsiaalse õigluse abil avalikku arvamust kujundada. Nad teavad, et nende aeg on möödas. Kuid ESG teine haru, kliimamuutuste tegevuskava, on jätkuvalt elujõuline. Maailma Majandusfoorum, juhtiv globalistlik mõttekoda, avaldas hiljuti rohkem teavet, millest tutvustas oma plaane siduda süsinikdioksiidi maksustamine õiguse, õigluse ja DEI programmi järgimisega. Rääkides kliimamuutusega seotud õiglusest, viitavad globaalsed finantsistid arenguprojektile, mille mõte on jagada jõukust ümber ning suunata raha lääneriikidest kolmanda maailma riikidesse. Meisse sisendatava narratiivi tuumaks on, et arengumaad on langenud arenenud maailma poolt põhjustatud kliimamuutuste ohvriks. Teisisõnu, meie edu on väidetavalt rajatud vaeste riikide seljas sõitmisele. Vastav ideoloogia ei ole aga midagi muud kui vabade turgude vastu suunatud rünnaku taaskasutus uues kuues. Kuid mitte vabad turud ei ole need, mis on loonud vasakpoolseid vihale ajava jõukuse lõhe. Rahvusvahelised korporatsioonid on reaalsuses oma olemuslikult sotsialistlikud. Ilma valitsuse poolt pakutava regulatiivse katuseta, ilma ulatusliku koostööta bürokraatide ja poliitikutega
Ilma piiratud vastutuse ja juriidilise isiku staatuseta ei oleks enamikul korporatsioonidel eeliseid teiste majandussubjektide ees. Süsinikukrediidid üksnes süvendavad rikkuse polariseerumise dünaamikat ning suurendavad jõukuse lõhet omajate ja mitteomajate vahel veelgi, kuna süsinikuheidete maksustamine hävitab poliitilise eliidi katuseta väikeettevõtted ning jätab turule üksnes suured korporatsioonid, mis on võimelised väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid pankrotistavaid süsinikumakse ära tasuma. Rikaste riikide maksudollarid jaotatakse küll ümber vaestele riikidele, kuid see raha ei jõua Aafrika või Aasia abivajajateni. See läheb teiste ettevõtete, mittetulundusühingute ja poliitikute taskusse. Lõpuks kaob täielikult keskklass, mis tegi varemalt läänest vabaduse kantsi. Seega tähendab tulevikus saavutatav võrdsus seda, et kogu planeedi elanikkonna põhimass saab olema võrdselt vaene. Maailma Majandusfoorum nimetab kavandatavat nihet globaalseks ümberkorralduseks, selles, kuidas me majandusega suhtestume. Plaani vedajateks on aga ootuspäraselt taaskord globalistlikud mõttekojad ja mittetulundusühingud, kes toimivad partnerluses suurimate korporatsioonide ja keskpankadega. Globalistid tahavad seada majanduskasvu arvutamist üha enam sõltuvusse illusoorsetest mõõdikutest. Kuidas saab mõõta õnne, õiglust või keskkonna puhtust ja lisada vastavad näitajad kogutoodangu indikaatorisse? See ei olegi võimalik, vähemalt mitte erapooletult. Kaunilt kõlaval terminoloogial nagu õiglus ja kaasamine ei ole reaalsuses midagi pistmist tootmise või majandusliku ellujäämisega. Küll aga on sellel palju ühist ESG sotsiaalinseneeria ideaalidega, mida enamik lääneriikide inimestest ei soovi aga omaks võtta. Nüüd üritatakse kaasava kapitalismi paketti kliimamuutuste toonides üle võõbata. Progressiivsed kodanikud mõistavad sageli vabaturu kasumi motiivi haigusena, mis hävitab inimese kui liigi, kuid halvim asi, mis läänemaailmaga juhtuda võib, on see, kui korporatiivmaailma mogulid otsustavad, et nad ei hooligi enam rahast, vähemalt deklaratiivselt. Selge on see, et kui ultrarikaste nartsitsistlike sotsiopaatide seltskond nakatub ideoloogiast ja hakkab pidama kogu inimkonda oma eraprojektiks, asub maailm liikuma katastroofi kursil. Kõige häirivam on sealjuures asjaolu, et plutokraadid haaravad üha rohkem võimu, teeseldes samal ajal, nagu teeksid nad seda kõike meie endi hüvanguks. Kas mõned neist võivad ka midagi head teha? Muidugi, aga tuleb sedagi ette. Kuid tavaliselt on olukorral, kus eliit üritab kultuuri mõjutada piitsa või prääniku meetoditega, katastroofilised tagajärjed. Peame kõigepealt teadvustama eelpool kirjeldatud reaalsust, et näha, millised on niinimetatud netonulli liikumist tagant tõukavad tegelikud motiivid. Süsiniku maksustamisel ei ole midagi pistmist planeedi päästmisega, vaid kõigega, mis on seotud kogu sotsiaalmajandusliku süsteemi ümberkujundamisega. Ärgem unustagem, et globalism on olemuselt feodalismi kaasajastatud vorm, mis püüab jätta muljet ühiskondlikult vastutustundlikust valitsemisest. Need inimesed ei hooli tegelikult keskkonnast ega võrdõiguslikkusest. Nad hoolivad keskkonna maksustamisest ja võrdsusest. Ja need on väga erinevad asjad. Ja ärgem unustagem ka seda, et kliimateadlaste väited põhinevad andmetel, mis algavad 1880. aastatega, mistõttu nad käituvad justkui ei oleks miljoneid aastaid kestnud maatemperatuuri ajalugu üldse olemas. Selge on see, et planeedi temperatuurid on minevikus olnud palju kõrgemad ja ka palju madalamad kui tänapäeval ning süsinikdioksiidi heitkoguste ja soojenemise vahel ei ole mitte mingisugust põhjuslikku seost. Niipea, kui vaatate maa kliimat väljaspool pisikest 140 aasta pikkust ajavahemikku, mida kliimateadlased oma andmete saamiseks kasutavad, kukub kogu inimtekkelise globaalse soojenemise teooria kolinal kokku.
Me oleme sisuliselt äsja väljunud jääajast ja need inimesed kulutavad hukatust 1,5 kraadi pärast Celsiuse skaalal. Mõelgem hoopis lühiajalistele tagajärgedele, mis kaasnevad võrdsuse mudeli pealesurumisega maailmamajandusele. Mis juhtub siis, kui võimuhulludest plutokraatide poolt täiesti meelevaldselt defineeritud õiglus muutub tähtsamaks kui kompetentsus ja netonulli tagaajamise maniakaalne üritus seatakse kõrgemale kui inimeste eluline heaolu. Selge on see, et mida iseseisvamad inimesed on, seda vabamad saavad nad olla. Ning ka vastupidi, mida rohkem inimesed süsteemist sõltuvad, seda lihtsam on neid orjastada. Süsiniku kontroll kehtestab plaanimajanduslikult sellise majanduskeskkonna, kus elanike isemajandamine muudetakse riigi vägivalla ähvardusel võimatuks. Võim tsentraliseerib kogu tootmise valitud rühma ise hakanud maailmavalitsejate kätte, kes vastutavad kliimamuutuste juhtimise eest ning saavad kogu inimkonnale kehtestada meelevaldselt nii maksukoormuse kui tootmistingimused. Seega kontrollib eliit küüniliselt tootmisvahendeid, jutustades meile samal ajal, et kogu programmi tulemusena võidavad vaesuvad inimesed. Süsinikukava näib sedasi olevat globalistlike organisatsioonide viimane ponnistus, mille abil põhjendada jõukuse massiivset ümberjaotamist. Kuid mida teeb võimuihar eliit siis, kui kogu ambitsioonikas plaan peaks läbi kukkuma? Kuigi seda on keeruline hinnata, peab ma kõige tõenäolisemaks stsenaariumi, kus rohepöörde plaani läbikukkumise korral vallandab globaalne eliit maailmasõja, kuigi olen isiklikult seisukohal, et see on juba alanud. Ent nimetatagu programmi mis nimega tahes, olgu selleks rohepööre, ESG või DEI, lähemal vaatlusel ei ole tegemist millegi muuga, kui katsega rüütada tsentraliseeritud oligarhilise politseiriigi kehtestamise kava altruistliku sõnavahtu, eesmärgiga hävitada lääne tsivilisatsioon ning juhatada sisse uus pime ajastu. Adrian Bachmanni kommentaar. Tänaseks on ühemõtteliselt läbinähtav, et maailma finantseliidi poolt rohepöörde läbiviimiseks ülemaailmselt peale surutavad süsinikumaksud ei teeni reaalsuses ei keskkonna säästmise ega varandusliku kihistumise leevendamise eesmärki. Vastupidi, rohepöörde ettekäändel kehtestatavad regulatsioonid pankrotistavad väikeettevõtjad ning keskmise suurusega ettevõtted, kontsentreerides kogu jõukuse ning sotsiaalse kontrolli üha monopoolsemalt suurkorporatsioonide ning korrumpeerunud riigiinstitutsioonide kätte. Tegemist on võimu ja rikkuse kontsentreerimise protsessiga, mille resultaadiks on viimaste aastasadade jooksul läänes kätte võidetud tavaliste inimeste suurema vabaduse ning jõukuse programmiline likvideerimine, mis on nüüd toimumas terves Euroopas rekordkiirusega. Ning sealjuures väärib märkimist, et Eesti on Euroopa Liidu elanikkonna vaesumise kiiruse poolest juba mitu aastat hoidnud esikohta. Oluline on meeles pidada, et suuresti rohepöörde ning sõja tõttu kontrolli alt väljunud inflatsioon vaesustab ainelises mõttes üksnes 99% elanikkonnast, samas kui 1% varasid omavast klassist ning eeskätt 0,1% rikkuse püramiidi tippukuulujatest ei koge toidu- ja tarbekaupade hinnatõusu sisuliselt üldse seoses nende omanduses olevate likviidsete ja poollikviidsete varade väärtuse tõusu ning passiivtulude proportsionaalse kasvuga. Vaesumise tulemusena jääb ostmata nii mõnigi Nike baar ja Škoda, ent John Loebi ning Ettore Bugatti signatuuri kandvate jalavarjude ning sõiduvahendite läbimüüki üle-euroopaline vaesumine ei mõjuta. Tsiteerides luksuskaupade kontserni LVMH kellade divisjoni endist juhti Jean-Claude Biveri sõnu, $1 kellade läbimüüki ei kõiguta mingisugune majanduskriis. Üle $1 miljoni maksvate kellade sihtgrupil on alati raha. Kui ühiskonna radikaalne varanduslik polariseerumine
ning siinkohal tasub meeles pidada, et enamikes lääneriikides omab tosingond kõige rikkamat isikut rohkem vara kui pool elanikkonda. Kui ühiskonna radikaalne varanduslik polariseerumine jõuab oma lõppfaasi, on oodata funktsionaalselt ja faktiliselt mitmeks inimklassiks kihistunud ühiskonna fikseerimist mitmetasandilisena ka juriidiliselt, kus erinevatel subjektidel ei ole faktiliselt ammu kaotatud võrdseid õigusi, enam ka formaaljuriidiliselt. Suure tõenäosusega leiab seega läänes tulevikus aset futuroloogide poolt ammu visandatud inimpopulatsiooni bifurkatsioon mitte üksnes erinevatesse sotsiaalmajanduslikesse klassidesse, vaid praktiliselt eri liikidesse kuuluvate inimeste vahel. Ökoloogiliselt laitmatult puhast toitu tarbiv, täiuslikke tervishoiuteenuseid kasutav, külluslikku elu nautiv ning bioinseneeria abil füüsiliselt ning intellektuaalselt täiustatud valitsev eliit spektri ühes ekstreemumis ning vaimselt ja füüsiliselt mandunud põhimass teisel pool, kellele pakutakse üha viletsamaks muutuva materiaalse reaalsuse aseainena üha atraktiivsemat eskapismi virtuaalmaailma näol. Selline on siis väga lühidalt kokkuvõetult transhumanistliku ning varjamatult misantroopse ja antikristliku eliidi poolt kontrollitud läänemaailma trajektoor ning tulevikuperspektiivid 2025. aasta seisuga. Makroskoop saab ilmuda vaid oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest. Mis seal meila tehtaan eksi, et sealt suitsu tõusen eksi, sõjaleiba sõtkutakse, vainukakku vaalitakse. Kes see meilt sõda jeleb, kas läbi sa või läbima, või läheb mini ja mesi, või läheb kõige noorem vendam, eile isa, eile ema, eile mini ja mesi, meilt läheb kõige noorem vendam, vend läks sauna vihtelema, õde läks alla õpetama, oh minu hella vennakene, kui läheb sina sõdimaie, sina sõida sõjaeeli, sõida sõja järele, keera sõja keskelle, esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad. Tuli sisse jas tagasi, sõitis isa ukse ette, tuuleisa tunne poega, kübarasta kinnastesta, saadulasta saabastesta, isa tuuli ei tund poega, võõras mees võõras hobune, võõrad kinda atke essa, võõrad kirjad kinnastessa,
sõitis ema ukse ette, sõitis ema ukse ette. Tuule ema tunne poega, tuule ema tunne poega. Kübarasta kinnastesta, kübarasta kinnastesta. Saadulasta saabastesta, saadulasta saabastesta. Tuuli ema ei tund poega, tuuli ema ei tund poega. Võõras mees, võõras hobune, võõras mees, võõras hobune. Võõrad kindad käessa, võõrad kindad käessa. Võõrad kirjad kinnastessa, võõrad kirjad kinnastessa. Sõitis õe ukse alla, sõitis õe ukse alla. Tuuleõde tunneb enda, tuuleõde tunneb enda. Kübarasta kinnastesta, kübarasta kinnastesta. Saadulasta saabastesta, saadulasta saabastesta. Õde tuuli kohe tundis, õde tuuli kohe tundis. Oma mees, oma hobune, oma mees, oma hobune. Oma kindad käessa, oma kindad käessa. Oma kirjad kinnastessa, oma kirjad kinnastessa. Hakkas ta vennalt küsima, hakkas ta vennalt küsima. Kas on sõjas naine armas, kas on sõjas naine armas. Naine armas, kulla kallis, naine armas, kulla kallis. Oh, minu armas õekene, oh, minu armas õekene. Ei ole sõjas naine armas, ei ole sõjas naine armas. Naine armas, kulla kallis, naine armas, kulla kallis. Sõjas armas haljas mõika, sõjas armas haljas mõika. Kes päästab mehe sõjasta, kes päästab mehe sõjasta. Püssi kärkija käesta, püssi kärkija käesta. Nõnda sõjas meeste verda, nõnda sõjas meeste verda. Kui on meie meres vetta, kui on meie meres vetta. Nõnda sõjas meeste päida, nõnda sõjas meeste päida. Kui on soossa mätta aida, kui on soossa mätta aida. Nõnda sõjas meeste loida, nõnda sõjas meeste loida. Kui on aias roika aida, kui on aias roika aida. Nõnda meeste sõrme loida, nõnda meeste sõrme loida. Kui on aias teiba aida, kui on aias teiba aida. Saade on salvestatud 2025. aastal.